jälle. Joo. See üritus on siin korraldatud Lihula vallavalitsuse ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu koostööna. See sammas on just selle Vabadusvõitlejate Liidu tehtud ja meie püüame nüüd teda püsti panna. Lugupeetud kohale tulnud, pean oma kohuseks teile teatada, et eile 19. augustil kell 14.30 andis minu kätte Lääne politseiprefektuuri esindaja Läänemaa politseiprefektuuri korralduse, mille alusel keelatakse 20. augustil 2004 kell 12 kavandatud mälestusmärgi 60 aastat Eesti kaitselahenguid avamise üritust läbi viia. Nii, kuna see kiri tuli pärast riigipühale eelneva lühendatud tööpäeva lõppemist, siis mul ei olnud võimalik enam asjale tagurpidi käiku anda. Tööaeg oli juba läbi ja arvestades täna seda suurt hulka, kes on kokku tulnud, siis kindlasti teile kõigile ei oleks see info kohale tulnud, et see üritus jääb ära. Antud ürituse toimumise keelamise kohta on algatatud väärteomenetlus. Aga palun teid, et siin ei toimuks korrarikkumisi ega vaenu õhutamisi. Aitäh! Pole Eestis vist ühtegi monumenti, mille ümber oleks olnud nii palju poleemikat ja hüsteeriat. Paraku on see monument pühendatud meie kangelastele, meie sõduritele, kes julgesid Eestit kaitsta 1944. aastal. See, et nad sõdisid Saksa mundris, oli kahest valikust tehtud parem valik. Ja kuna see munder on kujutatud ka siin monumendil, seetõttu arvatakse, et seda monumenti ei peaks olema. Aga te teate väga hästi, kelle monument seisab Tallinnas, kesklinnas. Tema väiksemad vennad ja õed on siinsamas Lihulas. Siinsamas vastas seisab Nõukogude vabastajate monument. Meie ei ole nende monumente puutunud. Ja meil, kui me oleme vabas rahvas, on õigus panna oma kangelastele monumente. Ma tean, et selgrootus olevat meditsiiniline probleem. Paraku on meie poliitikute puhul see poliitiline probleem. Aga siiski tahaks loota, et nad suudaksid ükskord selle selja sirgeks ajada. Äkki õnnestub. Ja äkki õnnestub ka välismaailmale seletada, mis on Eestis toimunud, mis Eestis toimus 1940 ja 1941. Miks Eesti sõdurid läksid 1944 kaitsma meie kodumaad bolševistliku terrori eest, selle terrori tagasituleku eest? Kallid sõjamehed, valitsusel ei ole jätkunud julgust teid tänada. Mina kohaliku valitsuse, omavalitsuse esindajana tänan teid väga ja ma palun vabandust, et meie valitsus käitub nii argpükslikult. Ja ma tahaksin veel, et okupatsioon meie südamest või meie hingest ükskord lahkuks. Ma tänan teid kõiki, kes siia tulid. Tänan. Ja
sõnavõtuks on nüüd sõna Eesti Vabadusvõitlejate Liidu aseesimehel härra Kerdel. Teine maailmasõda, mis algas 1. septembril 1939, tõi selle sõja probleemid kohe ka Eesti Vabariigi pinnale. Ei kulunud ühte kuudki sellest sõja algusest, kui meie riigijuhid pidid istuma koos ja otsustama, kas võtta vastu Nõukogude Liidu diktaat ja lasta Vene väed Eesti pinnale või alustama sõjategevust nende vägede vastu, kes olid juba koondatud Eesti piirile. Ühtegi liitlast meil ei olnud. Võrreldes Soome ja Balti riikidega valiti Eesti esimeseks, kellele see diktaat esitati. Kuid see kõik, mis järgnes aastatel 39, 40, 41 pool aastat, see oli muidugi hirmsam sellest, mida keegi meist, kes sellel ajal juba elasid ja olid. Ja me siiamaani ei tea, millised kannatused pidid läbi elama need meie inimesed, kes sattusid sellel perioodil terrori ohvriks. Saksa armee sissetung Nõukogude Liidu territooriumile paistis meile sellel ajal ühe sellise suure sündmusena, suure lootuse tõstmis meie ette, tähendab vabaneda sellest terrorist, sellest diktatuurist, mis meil siin valitses. Eesti mehed võtsid relvad kätte ja see oli esimene sõda, kus meie mehed tõesti sõdisid bolševike vastu, nii nagu siin samba peal on öeldud. See oli suvesõda, kus meie metsavennad ja ka juba organiseeritud väeosad, Erna väeosa tuli Soomest, kapten Talpaki vabatahtlike pataljoni, major Hirvelane vabatahtlike pataljon, tekkisid juba väeüksused. Muidugi need lahingud olid kaotuse rikkad, palju meie mehi kaotas oma elu nendes lahingutest. Kui Nõukogude väed olid Eestist välja surutud, siis seisis Eesti rahval ees küsimus, mida toob meile Saksa riik. Ta ei toonud meile iseseisvuse taastamist, see selgus varsti. Ta ei toonud meile seda, mida me ootasime. Kuid nii nagu juba siin Tiit Madison ütles, ega tõesti väikestel rahvastel pole valida kunagi vabalt midagi, vaid ikka kahest halvast parem. Ja see parem oli kahtlemata võitluse jätkamine selleks, et see valitsus, see riik, mis meid okupeeris, kunagi siia tagasi ei tuleks, et see, mis sai alguse, seda ei suudeta lõpule viia. Meie mehed läksid sõtta. 1944. aasta alguseks, see algus oli Eesti rahvale kurb, sest idavaenlane oli meie piiride lähedal ja iga minut meile uuesti Eesti pinnale tungimas. Oli kõigil meil üks asi aga selge. Sakslased on veel Eesti pinnal ja need väed viiakse välja ja meie lääneliitlaste abiga peame selle lahingu võitma sisse tungiva punavägede massi vastu. Muud lootust ei olnud. Oli kõhklejaid, et see üritus on lootusetu, kahtlemata. Aga valida midagi ei olnud ja meie riigi peaminister, presidendi ülesannetes, Jüri Uluots oli julge mees, kes ütles lõpuks välja Eesti rahvale, tuleb minna vastu bolševikele, ei saa seda terrori jätkamist Eesti pinnal lubada. Ja Eesti mehed läksid oma maad kaitsma. Need lahingud olid rasked. Ma arvan, et mul ei ole vaja praegu kõiki neid lahingud teile siin selgeks rääkida. Narva rinne, Siinimäe lahingud Emajõe ääres
ja ega need lahingud ei olnudki mitte nii väga õnnelikult sissetungivale vaenlasele. Kuid meie meeste hulgas olid muidugi väga suured kaotused nendes lahingutes. Kahjuks need lootused purunesid. Saksa väejuhatus otsustas pärast seda, kui Soome sõlmis Nõukogude Liiduga rahulepingu, viia oma väed Eestist välja. Nagu see üks põhjus, miks ikkagi seda Eesti fronti hoiti, langes ära. 50 aastat kulus selleks, et viimane Nõukogude sõdur Eesti pinnalt lahkus. See oli 1994. aastal. Nüüd on meil uus oma riik loodud ja oleme paljudes raskustes, mida ka kahjuks siin meie tänase ürituse juures meile praegu ette loeti. Kuid me oleme siia tulnud. Me oleme välja kuulutanud selle ürituse juba peaaegu kuu aega tagasi. Meie ei saa siit niisama laiali minna. Me peame oma langenud relvavennad, kelle auks on siin see mälestusmärk, ausammas püstitatud, peame kummardama nende langenute mälestuseks ja neid kalliks pidama. Neid tuhandeid, kümneid tuhandeid mehi, kes kaotasid oma elu teises maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnud. Need mehed on seda väärt, et nende mälestus igaveseks saab jäädvustatud Eesti rahva mälus. Mulle antud ameti meelevallas ma õnnistan seda mälestussammast nende Eesti meeste mälestuse paigaks, kes ennast on võõras mundris võideldes ohverdanud meie kodumaa vabaduse eest. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Looja, andku meile tarkust, mõistmaks tema armu suurust ja et me õpiksime möödunud aegadest. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen. Ei, las selle. Las me Türgil, las panevad ära, las panevad ära kohalikud ja jõuame küll. Kas suurem toon läbi? Said jah, üle sinna. Said. Eesti meestel, kes kordasid vabaduse kangelastegu,
See on häbiväärne, see valitsus. Kõik see on häbiväärne. Eesti mehed peavad juhtima seda riiki. 20. diviisi pioneeride poolt. Pioneerpataljoni ülem kolonel Telliskivi. Oma käe. Olgu au ja kuulsus Eesti endiste sõjameestele, vabadusvõitlejatele, kes langesid mitmel pool Eesti pinnal ja ka kaugemal ja võitlesid oma meeleheitlikult kommunismi vastu. Ja täna ma asetan väikse lillekimbu Pärnu sõjameeste ühenduse poolt, vabadusvõitlejate poolt. Austatud veteranid, austatud külalised ligidalt ja kaugelt. Täna viib aeg meid mõttes tagasi kaitselahingutele, mis toimusid Eesti pinnal 60 aastat tagasi. Tänu Eesti sõduri vaprusele, kes pidas kinni rinnet nii pika aja jooksul. Vene sõjaväe raudroll ei jõudnud Eesti pinnale ennem kui alles septembriks. Septembriks 44, selle aja jooksul tehti ja anti soorne võimalus kümnete tuhandete kaasmaalaste põgenemiseks läände. Vastasel juhul oleks nad saanud priipileti seeruks itta, kus nad mitte ei peanud tagasi tulema. Ja täna ma vaatan, ma käisin ringi inimeste hulgas ja ma tahtsin näha ka ühte inimest siin, ühte kikilipsuga euroeestlast, kes oleks pidanud saatma ka tänu telegrammi, sest ka tänu teie vaprusele oli ka tema elus päästetud ja saab tema punuda pesa Brüsselis. Täna saan õnnitleda teid Eesti taas iseseisvumise 13. aastapäeval. Täna on ka reedene päev. 13. ja reede ei ole kunagi kokku langenud heas mõttes ja seda ei ole ka täna kokku langenud. Puudavad valitsuse tervitustelegramid, nende asemel on ähvarduskirjad ja sanktsioonid kohalikule omavalitsusele, mis ei ole muidu mitte ilus. Mures on Lihula sündmuste pärast Eesti Vabariigi peaminister ja ma pean ütlema seda, et kes kardab Eesti maine pärast. Eesti maine on rohkem rikutud riigivarguste, meelitu korruptsiooni pärast ja kui ta tahab tõesti maine taastada, siis selgitagu välja, kuhu kadus 13 000 tonni Eesti riigi reservi vilja. Selgitagu see välja. Eesti sõdur, sa oled tubli sõdur olnud, sõltumata sellest, mis lipu all sa oled sõdinud. Ainult teie teate ja oskate hinnata seda karmi saatust, mis on teile osaks saanud. Sõda lõppes 45. aastal ära ja aeg on andnud ka minule võimaluse saada osa teie karmist saatusest. Sõda lõppes ja kõik hakkasid maitsma rahu vilja, aga selles vormis sõdinud sõduril hakkas peale, me teame, kristlikus ilmas on taevas ja põrgu, aga teil hakkas peale maapealne põrgu, arvutades Venemaa vangilaagrites, kus täna öösi suri võib-olla 3 tükki barakis ära, aga teine öösi suri 10 tükki ära võib-olla. See oli enneolematu katsetuste jada, mis teie peale langes. See on ime, et teid ma täna saan veel näha, olgu teid on vähe, aeg on teinud oma töö ja rohkem kui aeg on teinud oma töö, on teinud Venemaa vangilaagrid ja need enneolematud ebainimlikud kannatused. Ma tahaks avaldada tõesti kahetsust selle puhul, et teid on jäetud vaeslasse ossa, aga see on teatud ringid ja me oleme vaba Eesti eest, oleme andnud oma noorse, oleme andnud oma paremad aastad ja me teame ka seda, me ei pea mitte olema heitunud, valitsused tulevad, valitsused lähevad, aga kindel ja stabiilne on meie kodumaa, stabiilne on see koht, kus me elame, mis on meid sünnitanud, kuhu me tahame surra ja mis saab meile viimseks varjupaigaks.
nii et ikkagi optimistlik meel ja selge selg, see peab ikka jääma meil alatiseks. Ja nii nagu ma selle praegu näen, soovin teile seda ka edaspidi, et see selge selg, mis teil on, jäägu teile seega ja palju tervist teile. Kõige paremat. Mina tahaksin meenutada 1939-41. aastat, sest need aastad on võtmeks, et mõista, mis järgnes. Miks need mehed panid selga ühe või teise mundri? Sest siis algas üks õudne periood. Kadeduse periood, hirmu periood, ükse peale kaebamise periood ja õudsete ülekuulamiste periood. Ränk on lugeda praegu ülekuulamisprotokolle, kus kaks venda ükse peale kaebavad, tunnistavad ükse peale, mõlemad endised kaitseliitlased, mis seisundisse nad viidi. Ja siis järgnes see kõige õudsem, 14. juuni 1941, kui pandi üle 10 000 inimese vagunitesse, aga nad ei viidud ainult mitte Siberi küladesse elama, vaid mäletate, mehed läksid vangilaagritesse ja nendest tuli tagasi ainult mõni üksik, sest nad lasti seal maha või suretati nälga. Seda enamasti ei anta sellest endale aru. Mõeldi, et püditajad tulid tagasi. Aga see ei olnud nii. Mehed enamasti ei tulnud tagasi. Tuli 1 200 või 2 200 tuli tagasi. Ja siis need mõrvad, mis toimusid 41. aasta suvel igal pool Eestis, need massimõrvad, Kuressaares, Tartus, Tallinnas mitmel pool. Teatavasti juudid väga hästi mälestavad, mitte ainult ei mälesta, vaid eksponeerivad oma kannatusi. Ja ka Nõukogude Liidu ajal eksponeeriti kõik need kohad, kus Saksa kedagi oli maha lastud. Need on siiani alles, need ei ole hävitatud. Aga kus on meie? Need samuti tapakohtade mälestussambad. Kus on Pagari keldrite ekspositsioon? Või Patari vangla ekspositsioon? Esimese tuleb vist ärikeskus, teise tuleb hoopis kunstiülikool. Seal libutakse võib-olla paljaste naiste pildid üles. Kas see on õige, mida tehakse? Või siis meil Lihula muuseum on korraldanud juba aastaid mälestuste kogumist. Siin umbes 70 või 80 inimese mälestus on kokku saadud juba. On ka mälestus 40-41. aastast. Aga Lihula inimesed millegi pärast vaikivad. Ainult üks inimene julges mulle tunnistada, et ta ei julge, ta siiamaani ei julge midagi tunnistada, rääkida. Aga mida te kardate, vanad inimesed? Surm tuleb ju nagu nii varsti. Mida te karta teil on? Mina ei ole tänase ürituse korraldaja. Ja võib-olla ka see sammas ei ole päris niimoodi kujundatud, nagu minule meeldiks. Aga mul on ütelda midagi ka Tiit Madissonile. Tiit Madisson on ka suure asja tegemata jätnud. Võib-olla eile või täna oleks pidanud toimuma Lihulas rahvusvaheline konverents või sümpoosium, kuhu oleks kutsutud kokku mitte ainult Eesti, vaid ka Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene esindajad, kes oleks rääkinud sellest, mis toimus 40-41. aastal noontes riikides. See rahvusvahelise konverents oleks pidanud olema kutsutud ka lääneriikide diplomaadid, lääneriikide poliitikud ja miks mitte ka Vene poliitikud. Ja kindlasti oleks pidanud siia kutsuma need vene inimesed, kes arvavad, et siiamaani, et siin on koos natsid. Nad võitlesid tohutu ülekaalu vastu, aga nad olid veendunud, et on jõudnud aeg, täis lootust ja usku. Aeg, mis nõuab ohvrimeelsust ja sangarlikkust. Mis tegi nad võitjaks, oli arusaam, et paljudel nendest on antud ka aeg oma kodumajas surra, aga et võitu ja vabadust saab lunastada väike rahvas ainult erakorralise tubliduse ja vaprusega. Kahjuks on nendel Eesti parimatel poegadel tänapäeva kodumaal eeskostjaid üpris vähe. Tervitan ja tänan Eesti vabaduse eest ja inimsuse vastase bolševismi. See on enamluse verise vägivalla vastu võidelnud Eesti sõduri monumendi rajajaid Lihulas. Loo ja hoidmist teile, kes Eesti hüvangu nimel on iidses Lihulas selle mälestussamba avamisele ja pühitsemisele kokku tulnud. Püsime veel, teie Heino noor,
üks tuhandetest sovjetliku vägivalla ohvritest ja sadadest selle vastu võidelnutest. Keegi Jevgeni Kristofovitš olevat teinud avalduse, endine KGB-lane muide, tegi avalduse, et kui meie kaitsepolitsei midagi ette ei võta, siis lubas ta isiklikult selle ausamba õhku lasta. Aga ma arvan, et me ei ole nii arad, et me iga KGB-lase ähvarduse hakkame nüüd kartma. Järgmisena võtab sõna Lihula kaitseliitlane härra Andres Karell. Ma natuke parandan. Ilmselt tänasest endine kaitseliitlane. Ütles maha teies. Mul on muidugi häbi ja kahju, et Kaitseliidu ülem ei suutnud siia tulla. Ja oleks ka ühe väikese lille pand nende endiste kaitseliitlaste mälestuseks. Selle asemel ta keelas ära meil siin viibimise vormis, keelas ära Kaitseliidu termoste kasutamise, supi keetmise Kaitseliidu kateldes. No, see oli seda. Nii, ma tahan mehed, vabadusvõitlejad, teile öelda seda, et see on ime, mis teie tegite 60 aastat tagasi. See on suhka ajalugu, et ei ole lihtsalt sõnu. Kujutate te ette, praegu veel kardetakse teid, kardab Venemaa, kardab Eesti valitsus, kardab Ameerika, kõik kardavad. Aitäh teile, mehed! Austatud patriootlikult mõtlevad mehed, kelle nõu ja jõuga sai paika ausammas, mis on mõeldud nendele 80 000 mehele, kes käisid läbi relva alt Eesti riikliku iseseisvuse eest võitluses. Lugupeetud veteranid, lugupeetud osavõtjad, mina tulen praegu Läänemaa Rahvaliidu konverentsilt. Konverents tervitab teid ja avaldab toetust ausamba avamise puhul. Palju edu teile kõigile! Esiteks tahaks tänada neid, kelle pärast oli põhjus seda ausammast püstitada, ehk veteran. Need aastad siin on sümboolsed, sest tegelikult me ei teagi täpselt, millal see vabadusvõitlus algas. Me arvame, millal ta lõppes, ehk 91, ehk 92, ehk 94, siis kui viimane Vene sõdur Eesti pinnalt lahkus. Tahaks tänada meie kaaserakondlast Leo Tammiksaar, kes selle samba püstitamise ja rajamise enda peale võttis, ning Lihula vallavalitsust, kes julges seda asja ajada ja julges selle oma maa peale panna. Selle monumendi ümber kujunenud poleemika on minu arust nagu endist aegade jätk. Ka mina arvasin, et peale Irve parki ja enda vabaks laulmist elame tõelises Eestis. Aga taas vabanenud kodumaal on võimul selline valitsus, kes on tekitanud praeguse taunitava olukorra, kus meie rahvuse vabaduse eest seisnud mehed on unustatud. See olukord meenutab 80 aastate keskpaika ja lõppu, kus kommunistlik valitsus ja KGB kiusasid taga neid, kes püüdsid meenutada Molotovi-Ribbentropi pakti, Jalta kokkulepid, Genfi konventsioonist rääkimata. Kiusati taga neid, kes organiseerisid vabadussõjas langenute kalmistute ja mälestussammaste taastamist. Olen ka ise seda omal nahal kogenud. Kahjuks tuletab praegune aeg meelde okupeeritud Eestit. Imestan, et valitsus ei ole eriüksuse mehi siia saatnud. Pärjatud olgu te kalm. Kodule olite kaitseks, vallina teras ja malm. Puhake julgemad kotkad, lahinguis lõppes te lend. Kodule olite kaitseks, venda ei unusta vend. Ma tänan Lihula vallavalitsuse poolt kõiki neid julgeid Eesti inimesi, kes julgesid täna siia tulla ja muidugi eelkõige meie sõjamehi, kelle ausammas see siin on. Ma tänan teid kõiki. Tervet selle on raske pannud, üks tuuleks. Ta annab neid seda. Ja siia veel mulda vähe peale.
Lihulas avati pidulikult vastakaid arvamusi tekitanud mälestussammas teises maailmasõjas bolševismi vastu võidelnud Eesti meestele. Politsei alustas ausamba paigaldamise suhtes väärteomenetlust. Noorteühingu Avatud Vabariik juhatuse esimees Jevgeni Kristofovitš on lubanud ausamba lõhkuda, kui korrakaitseorganid seda avalikkuse eest varjule ei vii. Ausamba avamisele kogunenud mitusada inimest andis tunnistus sellest, et tegemist on rahvale korda mineva üritusega. Saksa mundrit, ent kraenurgal Eesti Vabadusristi südamikku kandva sõduri bareljeef ei tohiks kellegi tundeid solvata, nii leiab metsavendluse uurija Aino Lepp. Kahju ainult, et meie vabariigi valitsus ja selle juht ei ole osutanud piisavat tähelepanu neile inimestele, kes olid sunnitud sõdima võõras mundris, sellepärast, et oma mundrit neil ei olnud selga panna. Kas Eesti mees pidi minema alasti siis oma kodu kaitsma? Tal ei olnud teist valikut. Eesti ajaloo vastuolulisuse mõistmisele ja tolerantsusele kutsus üles Venemaa kõikide suuremate telejaamade piiramisrõngas olnud Lihula vallavanem Tiit Madisson. Venemaa ajakirjanike jaoks on mõistetamatu, kuidas ühe Euroopa Liidu riigi võimud sellist asja lubavad. Если подходить объективно к ситуации, то немножко странная ситуация, когда люди, собравшиеся здесь, преподносят это как борьбу за независимость Эстонии. Но мне кажется, власти Эстонии часто забывают о том, что очень многие эстонцы воевали на стороне советской армии, и на них сейчас незаслуженно навешивается ярлык оккупантов. Kui riik ausamba äraviimiseks midagi ette ei võta, lubab demokraatia kaitseks vasara tõsta Jevgeni Kristofovitš, kes on kaitsepolitseisse teinud avalduse vaenu õhutamise asjus. Ma ei usu, et SS-sõduritele monumentide püstitamine on üldse võimalik riigis, mis taastanud oma iseseisvuse ja vabaduse ning demokraatiat ja mis on praegu Euroopa Liidu liige. Tiit Madisson ütleb, et on saanud ausamba püstitamise suhtes väga palju poolehoiuavaldusi ning on ausalt valmis vastama kritiseerijatele, kelle avaldused aga pole temani veel jõudnud, kui mõned venekeelsed sõimukõned välja arvata. Ma olen üllatunud sellest ülemäärasest hüsteeriast, mis selle ausamba nüüd püstitamist saatis ja eelkõige mitte nii palju üllatunud kui masendunud meie valitsejate põhimõttelagedusest ja argusest. Lilledega ehitud ausammas jäi täna veel püsti. Nõnda samuti selle vastas seisev Nõukogude armees langenud sõdurite auks püstitatud viisnurgaga ehitud mälestusmärk. Lihulas avati kirgi üles kütnud mälestusmärk teises maailmasõjas Saksa armees võidelnud eestlastele. Politsei loata toimunud üritust pälvis suurt tähelepanu ka Venemaa telekanalite poolt. Mälestusmärgi avamisele oli kogunenud umbes 1000 inimest. Tulnute seas oli nii noori kui veterane. Neevelis ja Narvalind. Mis väeosas? 25. 46. regimentis. Teises pataljonis, 8 kompaniis. Reima üle. Minä olin Narva jões Krivassu kõrval. See on Pühatu suus. Algselt Pärnus püstitatud, kuid võimude nõudel maha võetud mälestusmärgi avamistseremooniat Lihulas juhtis vallavanem Tiit Madisson ja selle õnnistas sisse kohalik kirikuõpetaja Kaido Saak. See, et nad sõdisid Saksa mundris, oli 2 valikust tehtud parem valik. Politsei ürituse toimumiseks luba ei andnud, kuid ka takistama seda ei hakanud. See, mis toimub Lihula valla territooriumil, see toimub Lihula valla võimuhalduses ja me oleme oma seaduste järgi võimelised siin toimetama, nii et see, et politsei alustab siin mingisugust juurdlust, see on nende asi. Mälestusmärgi avamisele olid võttegruppidega kohale tulnud ka Venemaa suuremad telekanalid. Я боюсь, что в России, наверное, никогда этого не поймут. Как бы я ни показывала, я делала, у меня про Латвийский легион был очень тоже аналогичные большие материалы. У меня был материал, где давала высказываться только им, легионерам, и давала им возможность объяснить свою позицию. Они говорят, если бы не было бы 40-го года, если бы не вывезли нас в Сибирь, мы бы не пошли в этот легион, да. Я им дала возможность высказываться. Но сколько бы они ни высказывались, в России все равно однозначно негативное, отрицательное отношение. Россия однозначно это воспринимает как неонацизм. Riias baseeruv ajakirjanik märkis, et legionäride mälestusmärke on ka Lätis, kuid seal on kujutatud leinab ema, mitte Saksa mundris sõdur automaat rinnal.
Kuigi Lihula vallavalitsusse saabus eile pärastlõunal Lääne politseiprefektuurist soovitus jätta ära tänaseks planeeritud sõjameeste mälestussamba avamisüritus, toimus mälestusmärgi avamine siiski. Politsei oli küll kohal, kuid ürituse käiku neil sekkuda ei tulnud. Ma õnnistan seda mälestussammast. 2 aasta eest Pärnus maha võetud ning täna Lihulas taas avatud mälestusmärk on pühendatud teises maailmasõjas Eesti iseseisvuse eest võidelnud sõjameestele. Lihula vallavanema Tiit Madissoni korraldatud üritus tõi täna Lihulasse ligi 2000 inimest. On õigus panna oma kangelastele monumente. Ma tean, et selgrootus olevat meditsiiniline probleem. Paraku on meie poliitikute puhul see poliitiline probleem. Sõjaveteranide endi raha eest valmistatud mälestusmärk on palju vastakaid arvamusi tekitanud, kuna monumendil kujutatud sõdur on Saksa sõjaväe vormis. Siin ei ole SS-märki, siin ei ole viisnurka. See on loomulik, et me pidime vabaduse võitlema võõras mundris. Enam selline nagu vabadussõja ajal olid ka ju. Paljud eestkões võitles vabadusest, olid ka tsaariaegse mundris, olid ka lihtsalt talupoja mundris. Tänast üritust kajastama sõitnud telekaamerate arv lõi ilmselt Läänemaa rekordi. Arusaadav on siinkohal venekeelsete telekanalite suur huvi. Esialgu tekkis neil küll raskusi monumendi platsile pääsemisega. Не мы можем запускать. Поэтому не пускают, потому что русское телевидение клеветает нас. Peatselt said küll asjad selgeks räägitud ning kõik kaamerad loa mälestusmärgile läheneda. Venemaa esimese telekanali uudistetoimetaja Natalja Vassiljevna mäletab hästi, kuidas sama monument 9 päeva Pärnus seisis. Seekord on Vassiljevnal ette valmistatud lai uudistematerjal pühapäevase pikema saate jaoks. Kahtlemata erineb tema nägemus sündmusest oluliselt Eesti kolleegide omast. Как журналиста очень нейтральная. Я буду говорить просто о факте и показывать, и говорить, что, чем обосновывают свою позицию эти люди, у которых на майках солдаты в немецкой форме со шмайсерами. В России, понимаете, им этого не понять. Но люди обосновывают свою позицию. Они говорят, нет, у нас нет нацистских организаций, просто у нас в сердце наша память. Kohale tulnud Eesti inimesed aga pöörasid tähelepanu rohkem mälestusmärgile kui üksikutele teesärkidele. Arusaadav on ka see, et need, kes võtsid vaevaks kaugelt kohale tulla, on mälestusmärgi idee suhtes positiivselt häälestatud. See on väga kena kõik siin. Kõik hästi organiseeritud minu arust ja mida maetakse, keda meeles peatakse, kes lahingus langedegi Eesti vabaduse eest. Taasiseseisvumispäeval on saanud meeldivaks traditsiooniks koguneda Kadrioru lossi Roosiaeda presidendi korraldatavale kontserdile. Täna oli rahvast rohkem kui varasematel aastatel. President kõneles Eesti ajaloo paremast mõistmisest. President Arnold Rüütel tähistas taasiseseisvumispäeva presidendi lossi Roosiaias, mis oli täna avatud kõigile huvilistele. Oma kõnes toonitas president üksmeele vajadust, et kindlustada riigile turvaline tulevik. Samuti mõistis ta hukka kriitika Eesti rahvusvähemuste poliitika suhtes. Eesti Vabariik austab ja järgib demokraatia põhimõtteid ja norme ning rakendab neid kõigi Eesti elanike suhtes. Seetõttu tuleb kahetseda aeg-ajalt kõlavaid põhjendamatuid süüdistusi meie rahvuspoliitika aadressil. Puudutades Saksa vormis sõdinud eestlaste mälestuse jäädvustamist, ütles president, et eestlased ei sõdinud kummagi okupanti huvides, vaid sooviga luua oma riik. See on nähtavasti tulenenud sellest, et ei ole suudetud üldistada võib-olla seda, mis toimus tegelikkuses ja ollakse võib-olla ühel või teisel juhul üksikute isikute poolt kinni, kas selle kiivri kujus või milleski muus, aga see oli kogu inimkonna kannatus, et 2 totalitaarse režiimi kokkupõrke tulemusena toimus see kõik ja need inimesed, kes selles osalesid, sisuliselt isiklikult ei ole süüdi. Sarnaseid arvamusi võis täna kuulda ka tavaliste kodanike käest presidendi Roosiaias. Ega see ei pandi inimestele, ega see ei pandi korrale ja mundrile. See pandi inimestele, need, kes ikka olid, need ka eestlased. Olgugi ühel poolt, teisel poolt, kes nüüd eksinud on, ega selle üle vist mõistab Jumal kohut. Kui ainult siis see vorm on küsimuse all. Aga eks iga asjal on mitu seisukohta. Ühel inimesel on üks seisukoht. Mind eriti ei häiri. Ega mulle väga ei meeldi
olgu ta Saksa või veel kellegi maa oma, poleks vaja. Lihula monumenti kriitiliselt suhtuv peaminister Juhan Parts ütles, et pole oma suhtumist muutnud, kuid asju tuleb käsitleda rahulikult. Olete endiselt veendunud, et see oli vale, et see monument just täna ja just sellisel kujul avati? Ma olen oma seisukoha siin väga selgelt väljendanud ja jään selle juurde, aga me oleme õigusriik ja neid küsimusi tuleb menetleda rahulikult. Minu arvates Eesti ühiskonna jaoks on väga oluline mõttekoht, kas tõepoolest meie jaoks on väärtuseks see niinimetatud SS sõdur, mis sümboliseerib ju ideoloogiat, mis oli samasugune türannlik nagu kommunistlik terror. Valitsuse korraldusel võtsid Päästeamet ja politsei eile õhtul maha Lihula palju vaieldud mälestussamba. Ausamba asukohta hoitakse siiani meie andmetel saladuses, aga samba mahavõtmine tekitas Lihula elanike pahameele ja koha peal oli ka paarsada inimest, keda politsei sambast eemal hoidis. Nördinud inimesed viskasid sammast teisaldanud kraanat kividega, vigastades seejuures ka kraanajuhti. Kas see Partsil nüüd ette siis või? Mis tal viga on? Korda pole kord majas. Mis te arvate nüüd politseist? Lambakari. Olid siin suured kähvlused, pilluti kive ja politsei tuli kilpidega peale, lasi pisargaas ja mitmed said kumminuiadega pista ja koerad aeti kallale ja kraanaklaasid pilluti kõik puruks. Siin on veel üks kilpidega politsei virja. Mõnel on pead ka lõhki löödud siin, jah. Politsei tuli aelikuga peale, me tähendab rahvas takistas väravatest, et ta välja, auto jäi kinni ja vajas kalmistu kõik segamini siin. Politsei pekkis kumminuiadega. Ja pisargaasi lasti, ma sain kea saama, aga jõudsin eest ära joosta veel. Pikemalt näete ja kuulete nendest sündmustest veel järgmisel nädala teisipäeval Politsei kroonikas. Ja jätkame skandaaliga Lihula mälestusmärgi ümber. Peaminister Juhan Parts tunnistas, et Lihula monumendi mahavõtmine oli raske otsus, kuid mälestus samas kujutas endast siiski julgeolekuriski Eesti riigile. Kiire tegutsemise taga võis olla USA tungiv soovitus, kuigi peaminister ise eitas sealt poolt tulnud survet. Loomulikult on selline otsus raske. Loomulikult andis valitsusel endale aru, et sellist otsust ei ole kerge avalikkuse selgitada. Ja minu arvates on oluline ka see, et valitsus oli siin täielikult ühte meelt. Peaministri kinnitusel on Eesti liitlased nii Euroopast kui USA'st väljendanud korduvalt mõtet, et Lihula monument võib liitlassuhteid oluliselt kahjustada, kui selgub, et eestlased ei jaga läänemaailmaga ühiseid väärtusi. Partsi sõnul kujutas monument endast julgeolekuriski. Kui täna kaitseb meie õhuruumi, meie NATO partnerite lennukid, siis kui küsitakse Eesti valitsuse käest, et aga miks me peaksime teid kaitsema, kui te ei jaga meiega samu väärtusi, siis ka sellel on väga raske vastata. Peaminister eitas väiteid, nagu oleks USA värske suursaadik nõudnud eilsel kohtumisel monumendi mahavõtmist. Samas on vihjatud, et Eesti kui Ühendriikide liitlase väidetav natsimeelsus ähvardas kerkida päevakorda Ameerika presidendivalimiste kampaanias. Vaatan välispoliitilist kalendrit, siis tegelik või adekvaatsem meie partnerite reaktsioon oleks alanud nüüd. Siseriiklikult ähvardab olukord kujuneda plahvatusohtlikuks, sest juba on Lihulas ja Tuudil ning kinnitamata on meil veel mitmel pool Eestis punaväelaste mälestusmärgid värviga üle valatud. Partsi sõnul ei kavatse valitsus võtta midagi ette okupatsiooniperioodil püstitatud mälestusmärkide suhtes. Ja me teeksime täiesti suure vea, kui me võrdleksime kas või Lihula monument, mida on võimalik seonduda natsismiga, mida paigutavad täna Eesti avalik võim, okupatsioonivõimu eest paigutatud ausamast. Siseminister Margus Leivo kinnitas, et punamonumentide kaitseks politseijõude ei rakendata. Lihula mälestusmärk on tema sõnul terve, kuid selle hoiupaika ei avalikustata.
Saksa mundris sõjamehe mälestussamba mahavõtmine Lihulasse on tekitanud ahelreaktsiooni, mis on viinud vandalismiaktideni Nõukogude sümboolikaga mälestusmärkide vastu. Eile õhtul valitsuse korraldusel mälestussamba maha võtnud politsei ja Päästeameti ning samast kaitsma tulnud rahva vahel puhkesid vägivaldsed kokkupõrked. Neis sai mitu inimest viga. Lihula elanikud on riigipoolsest vägivalla kasutamisest nördinud. Vägivaldseks kiskusid sündmused õhtul 9:30 paiku, kui rahvas üritas sammast ära vedavat kraanat takistada. Kumminuiasid, pipragaasi ja teenistuskoeri rahva vastu kasutanud politseinikke võis pealtvaatajate hinnangul väljas olla 50 kuni 100, samal ajal kui kohalik arv oli 1000. Täna hommikul sõjatandrit meenutaval platsil kadunud sammast mälestanud kohalikud nimetavad riigipoolset käitumist varguseks. Niisugust riiki nagu praegu 13 aastat, kurat. Mis riik see on, kurat? Meie vara viidi, kurat, käest ära sollerid elavad. See on ju häbematus. Rahvas tegi väga õieti, et ta nii tegi. Tänu selles mõttes, et kivid küll jah, et võib-olla läks natuke julmaks, aga kuidas võtta Vene ausammas võib olla ja Eesti oma ei tohi olla ja oma Lihula ka nagu ikka astud ju kaitseks välja. Sõjavas nagu õpetatud niimoodi. Pealtnägijad kinnitasid ka politsei põhjendamata vägivalla kasutamist, mille viimane kategooriliselt ümber lükkab. Ühel löödi pea lõhkisin kumminujaga, isiklikult nägin. Ja siin veel pärast ma nägin, kui suruti politseibussi paar tükkisin neid. Ja siis, kui võtsime sinna rivi ja siis nad ründasid. Algust tagusid kumminuiadega, nõksaka aega, aga siis nagu see mehed eest ära ei läinud ja siis lasid gaasi, aga siis sa lased ju kätest lahti nendest niimoodi. Ja siis nad tulgisid läbi ja siis läks kividega andmiseks. Mis puudutab vägivalla osutamist rahva suunas, selliseid juhtumid ei olnud ja meil teadaolevatel andmetel ei ole ükski inimene, kes pahameelt avaldas, viga saanud. Mitmete pealtvaatajate hinnangul on peaminister Juhan Partsi otsus mälestuskivi eemaldada olukorrale hoopis õli tulle valanud. Lihula vallavanem Tiit Madisson leiab, et Parts sooritas aktsiooniga poliitilise suitsiidi. See tegu oli jälk ja ma arvan, et ma olen nii palju küll nüüd Eesti poliitikas olnud, tunduvalt rohkem kui meie peaminister, ma arvan. Tema oli alles siis pioneeriaast, kui mina Gulagis istusin. Ma arvan, et see on Res Publica poliitiline surm. Tänaseks on vandaalid kättemaksuks asunud rüvetama Nõukogude sümboolikaga mälestuskive, samuti olla ähvardatud õhku lasta pronkssõdur Tallinnas. Valitsuse kinnitusel oli Lihula monument julgeolekurisk ja rikkus Eesti mainet. Monumendi mahavõtmist pimedas põhjendasid peaminister Juhan Parts ja siseminister Margus Leivo operatsiooni venimisega. Avalikkuse eest hoiti kava salajas, et hoida ära vastupanu organiseerimine. Parlamendierakondade poliitikud mõistavad küll valitsuse tegevuse põhjuseid, kuid mitte tegutsemise viisi. Kui eile õhtul hoiti algselt avalikkuse eest monumendi mahavõtmise kava saladuses, siis täna jagasid ajakirjanikele selgitusi nii politseijuhid kui valitsus. Politsei ja Päästeamet said õhtul kell 6 valitsuselt korralduse sama päeva jooksul monument maha võtta ning sellest mitte enne korralduse täitmist teavitada. Seda ei ole otsuses küll kirjas, aga me ka valitsuse selline üldine hoiak oli see, et me teavitame siis, kui see otsus on täide viidud. Siis see korraldus täidetakse meetodil, mis ei tekita ühiskonnas suurt vastukaja ja mis ei tekita võimalust mingi aja jooksul organiseeruda ühiskondlikult selle akti vastu. Ministrite kinnitusel ei leidnud nad juriidilist võimalust takistada monumendi püstipanekut. See, et monument asub riigimaal, selgus selleks liiga hilja. Päev-päevalt esitavad Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liidu riigid aga üha rohkem küsimusi. On küsitud väga lihtsad küsimused, kas te tõesti austate meid siis? Et kas te tõesti, et me mõistame teie ajalugu? Me saame aru, teil on ajalugu, aga kas te tõesti siis peate oma ajaloo kangelaste jaoks kasutama selliseid sümboleid, mis ei ole teie partneritele aru saada?
Küsimusele, kas jäiga nõudmise monumendi osas tegi eile peaministriga kohtunud USA suursaadik Aldona Voss, vastas peaminister eitavalt. Parts ütles, et riik tahab tunnustada Saksa mundris Eesti iseseisvuse eest võidelnud mehi, aga mitte natsismile viitava sümboolikaga. Neid mehi on riik Partsi sõnul seni ebapiisavalt tunnustanud. Kui ajaloolase või juristiharidusega parlamendipoliitikud mõistavad valitsuse tegevuse põhjuseid, siis teguviis pälvis kriitikat. Valitsuse motiivid antud juhtumil võivad ju olla arusaadavad, kuid see, kuidas seda tehti, on täiesti häbiväärne. Valitsuse otsus siis taolises vormis seda eesmärki maha võtta on tormakas, rutakas ja läbimõtlematu. Minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks see üldse üles lõubati panna ja kuidas sai juhtuda selline asi, et riigi maa peale kerkib täiesti ebaseaduslik ehitis. Valitsuse käitumine on äärmiselt häbiväärne, äärmiselt kahetsusväärne ja see on minu jaoks kõige grotesksem näide ja ma julgeks öelda nii nimetatud uuest poliitikast. Kõiki neid asju oleks saanud ennetada, pigem jääb mulje, et teatud suunas, mida ma küll ei oska täpsustada, on tulnud valitsusele surve ja seejärel on otsustatud seda grotesksel moel käituda. Mart Laar ütleb, et Lihula monument tekkis protestina valitsuse argusele tunnustada Saksa mundris võidelnud mehi. Praegune käitumine nõuab aga ka punamonumentide mahavõtmist. Oleks olnud õige ühel ja samal päeval 2 kraanat ja mõlemad toimetada, üks siis bareljeef ja teine pronkssõdur okupatsioonimuuseumisse. Valitsus loodab, et vandalismilainet punamonumentide kallale järgne ega pea vajalikuks nende täiendavat valvet. Aktuaalse kaamera andmeil Tõnismäe pronkssõdurit siiski valvatakse, kuid ametlikel andmetel teeb seal seisev politseiauto liikluspreventiivset tööd. Ja meil on stuudios täna peaminister Juhan Parts. Tere õhtust. Tere õhtust. Miks valitsus kardab oma rahvast ja toimetab pimedas ja salaja? Kõigepealt ma ei ole absoluutselt nõus selliste hinnangutega ja ma tahaks kõigepealt täna õhtul kasutada seda võimalust ja vahetult seletada valitsuse jaoks võrdlemisi raske otsuse motiive. Kui te jälgite, millise propagandarünnaku all on Eesti viimase sügisest peale, siis ma arvan, et mina paneksin selle Lihula ausamba, mis on ju tegelikult 2 aasta taguste Pärnu sündmuste kordus, sellesse ritta. Ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et tegemist on provokatsiooniga ja selle ausamba mahavõtmine on kahjulik ennekõike nendele, kes tahavad meid näidata halvas valguses meie liitlaste ees. Kas tähendab, Tiit Madisson ja Lihula vald on kellegi käepikendus ja nad ei tegutse mitte omapäi, vaid provotseeritult? Mul on väga raske Tiit Madissoni motiive selgitada. Ma arvan, et ta peaks seda selgitama ise, aga täna Eesti kohta või Eesti ajaloo ja ka Eesti kangelaste sidumine natsismiga ei ole minu arvates aktsepteeritav ei Euroopa Liiduga liitunud Eestile ega seda ei mõista ka kogu demokraatlikke väärtusi jagav maailm. No, kas teie käsutuses on asjatundjate poolt koostatud ekspertiis, et see Lihula mälestusmärk ülistab fašismi ja kannab natsismi sümboolikat? Või otsustasite omapäi? Me peame, muidugi me oleme seda väga põhjalikult analüüsinud, aga oluline on ka see, kuidas on seda tõlgendatud. Fakt on see, et mälestusmärgi autorid 2002. aastast on seda käsitlenud kui SS-sõduri kujuna. Korduvalt on vahetatud selle ausamba tekste. Meie kogu kajastus maailmas ja tegelikult ka Eesti meedias on ju tegemist ausambaga natsismile. Ma tuletan kas või meelde esimest BBC pealkirja, kui see ausambas üles pandi, et Eesti püstitas natsismile ausamba. See on väga tugev samm maine kahjustamiseks. Aga ma tahan öelda veel ühe asja, aga loomulikult see, et see tehniline ülesande täitmine politsei poolt jäi pimedasse, see on loomulikult kahetsusväärne. Ja sellepärast ma ka peaministrina kindlasti vabandan nende Lihula elanike jaoks, kes olid ebapiisavalt informeeritud ja mille tõttu tekkisid sellised eksessid.
no härra Leivo, siseminister on isegi ju ütles täna pressikonverentsil, et valitsus ei tahtnud avalikkuse tähelepanu ja tahtis enne selle asja ära toimetada, kui vastasrinne peale tuleb nii-öelda. Ma usun, et te mõistate, et sellise otsuse täitmine oma olemuslikult eeldab võrdlemisi kiiret tegutsemist. Kellele see maha võetud mälestusmärk kuulub? Noh, eks seda peavad veel juristid käsitlema, aga tänase valitsuse otsuse aluseks oli ju see, et see oli ebaseaduslikult paigaldatud riigimaale. See andis võimaluse valitsusele seda otsust teha. Seda juriidilist mängu teha. Ja mitte juriidilist mängu, vaid ma arvan, et on ka väga tähtis, et me käituksime õigusriigina. Ja Eesti valitsus käitus siin väga ühemõtteliselt õigusriigi. Ja ma ütleksin seda, et me oleme ka Eestis täna olukorras, kui midagi taolist tehakse eramaal, siis valitsusel ei oleks olnud võimalik sellist otsust teha. No Riigikogu on hukka mõistnud kommunismi kuriteod Eestis. Millal on valitsus sama otsustav ja korra majja lööb ja Tõnismäel pronkssõduri maha võtab? Me peaksime käsitlema kõiki totalitaarseid režiime ühtemoodi. Ükskõik, olgu see Hitleri või Stalini režiim. Peaks või me peaksime ära tegema? Ma lõpetaks oma mõttekäigu. Ma olen täiesti nõus sellega, et ka nii-öelda okupatsioonivõimude eest pandud mälestusmärgid võivad kujundada probleemi. See on üks. Kui me nüüd toome paralleeli Lihula mälestusmärgiga, siis ma tooksin võib-olla sellise võrdluse, et kujutage ette, kui meil on täna raamatukogus arhiivides võib-olla Hitleri Mein Kampf. Ma arvan, et see ei ole mitte midagi hullu, see on raamat nagu raamat. Kuid kui täna mingi avalik võim annaks välja terve kirjastuse täie neid raamatuid, siis see oleks väga tõsine probleem ja kindlasti mitte ainult Eesti-sisene probleem, vaid ka rahvusvaheline probleem. Mis te ütlete nendele vanadele Eesti sõduritele, kes Saksa mundris Eesti vabaduse eest võitlesid ja on solvunud? Te olete neid solvanud, te olete nende mälestusmärgi maha võtnud. Ma olen kohtunud ka kolmapäeval, rääkisin Vabadusvõitlejate Liidu esimehega ja ka tema möönis, et see, et nende vaprate meeste jaoks on selline natsismi renomee on probleem. Aga ma juhin tähelepanu, mida valitsus on teinud. Me oleme püstitanud korrektsed mälestusmärgid Pärnusse, Maarjamäele, Sinimägedele. Valitsus kavatseb jätkata, et igas Eesti maakonnas oleks mingisugune mälestuskivi, mis kajastaks Eesti sõdurite võitlust. See on üks pool. Teine pool, ja ka vabadusvõitlejad teavad seda, et valitsus on teinud samme, et toetada ajaloo uuringuid ja toetada ka seda, et me suudaksime oma ajalugu rahulikult mõista. Kas te riigimehena ei tahaks teha žesti, et te ütlete, et aasta pärast peaks olema kõigi Eesti vabaduse eest võidelnud meeste, olenemata tema vormist, nende mälestuseks üks monument, teeme selle Eestile ära ja meil on olemas koht, kus käia au andmas? Mälestusmärk on väga võimas sõnum. Ma arvan, et kui me jõuame aastaga seda teha, oleme me väga hästi saavutanud, aga ma arvan, et me peame tegema seda üheskoos. Kohalik võim, vabadusvõitlejad, ka Eesti üldsus peab aru saama, aga me ei saa oma iseseisvusest hukkunute inimeste mälestust niimoodi lörtsida, et me võtame ühe ausamba, hakkame seda muutma, muudame veel. Selle ümber on ausamba autorite kommentaar, et see on SS-sõduri mälestusmärk. Ma arvan, et Eesti rahvas ei ole seda ära teeninud. Kas vastab tõele, et te kohtusite eile USA suursaadikuga ja see otsus sündis pärast kohtumist temaga? Ma kinnitan, et see suursaadiku kohtumine oli ette planeeritud juba mitu kuud, kuna Eestisse tuli uus USA suursaadik ja nagu on kombeks pärast presidendile ametikirjade üleandmist kohtub ta kohe ka riigi peaministriga. Oli seal sellest juttu? Me rääkisime laiadel teemadel. Ta avaldas muret, nii nagu Ameerika administratsioon ja ka mitmed Euroopa administratsioonid on avaldanud muret ja küsinud, et kallid Eesti sõbrad, me ei saa teist aru. Me mõistame teie ajalugu keerukust, me aitame teil seda ajalugu selgeks rääkida, kuid palun, ärge võtke omaks need väärtused, mida te olete omaks võtnud sellega, et te olete Euroopa liige, teie ajalugu, teie kultuuri juured, nagu ka meiegi juured ei suuda seda taluda. Ja ma arvan, et see on väga tähtis, et me ei mängiks oma partnerite, oma sõprade tunnetel ja tegelikult mitte ainult nendega, ka meie tunnetel, ka Eesti rahvas on kannatanud natsismi. Kui palju on Eestis neid riigimehi, kes
võiksid oma tegevuses lähtuda mitte sellest, mida muu maailm näitab, missugused me ei peaks olema, missugused me ei tohi olla, vaid suudavad muule maailmale selgeks teha, missugused me oleme, missugune meie ajalugu on olnud. Vaadake, Eesti kõige lihtsam oleks, nagu ma alguses ütlesin, valitsusele oli see keeruline otsus. Kõige lihtsam oleks on teinud päeva poliitiline otsus ja mitte midagi teha. Kui me seame esipäevani Eesti pikaajalised huvid ja need võimalikud stsenaariumid, mida näitas meie välispoliitiline analüüs, siis ma arvan, et me tegime õige otsuse. Ja minu palve oleks, et inimesed, enne kui nad teevad hinnangu, kas see otsus oli hea, halb, et nad korra mõtestaksid enda jaoks läbi need motiivid, korra mõtestaksid läbi Eesti ajal, korra mõtestaksid läbi, kuhu me oleme jõudnud 13-aastasel teel ja siis teeksid selle järelduse. Ma usun, et Eesti inimesed mõistavad, et nende valitsus ei tee Eesti riigile ja rahvale kahjulikke otsuseid. Aitäh, Juhan Põrts, et tulite Aktuaalse Kaamera stuudiosse. Aitäh. Nüüd siis Lihulasse öövarjus ausammast ära viima tulnud mehi filmima. Hoolimata kõigist takistustest ja puudulikust informatsioonist jõudis saatejuht oma kaameraga õigeks ajaks kohale. Selle aktsiooni eestvõtjaks oli valitsus ja Siseministeeriumi juurde moodustatud töögrupp valmistas ette ning viis selle aktsiooni läbi. Lisaks kohaliku Lääne politseiprefektuuri jõududele kaasati sellesse veel ka julgestuspolitsei liiklusüksuse teedele valvama ning soovimatuid isikuid eemale peletama. Kohale toodi märulib politsei ja seda koos koerte ning erivahenditega. Igaks juhuks oli varjatult kohale toimetatud samuti K-komando. Meie kaamera jõudis sündmuskohale pisut enne mäsu algust, aga siiski õigeks ajaks. Kivi on peal juba. Tõsteti autole peale? Tõsteti peale, jah. Mis kõige hullem venelane on veel kraanajuht. Aga miks nad juba sõnapidi üle? Jah, me siin... Kus on kuradi karabirid asjad? Mässame igal juhul, me siit tee pealt neid läbi ei lase, me tahame näha, kas nad sõidavad rahvast üle või? Täna õhtu antakse siis Siim politsei annab üle Juhan Partsi ja riigisekretäri allkirjaga korraldused on valesti paigaldatud kivi. Igasugustele määrustele ja käskudele on aega 10 päeva neid menetleda. Meil oleks vähemalt vallavalitsusele õigus teha olnud vastuväide. Ja kohus on see, kes niisugused probleemid lahendab. See on meie hallata, see on meie Lihula kalmistu. Ma olen vallavalitsuse liige, ma tahan siia sisse minna, mind ei lubata. Et kas meil on politseiriik või on meil Eesti riik? Kas politsei keelab pressil ka minna lähedale? Ma arvan küll, et keelab. Ma arvan küll. Sest meie tahtsime ka minna pilti tegema. Me ütlesime, et me tahame vallavalitsuse liikmetega vähemalt pildistada seal veel. Ja siin oli teisi, kes on kannatanud selles sõjas ja kellel see ausammas oli. Isegi meie eks-linnapead Tõnis Metsa ei lubatud ligi, kes on 6 aastat Gulagis istunud selle Eesti vabadusvõitluse pärast. Miks teid siis sinna lähedale ei lastud? Olevat kaitsepiirkond. Kaitsevad Vene ausammast, et me seda ära ei lõhuks. Aga me selle nagunii lõhume maha mõõgaga. Ajal, kui rahvas veel rahulikult seisis ning sündmusi jälgis, olid kõlanud juba esimesed ähvardused rahva vastu jõudu kasutada. Läheb ähvardati vaadake allalaste inimestele. Nüüd kõlas rahva seast hüüdeid, mis naljaga pooleks kutsusid politseinike üles relvastamata rahvast mitte ründama. Eesti mehed, tulge üle! Saate kõhud täis ja jõuluks koju! Eesti mehed, tulge üle! Saate kõhud täis ja jõuluks koju! Ikka veel imestas rahvas, et mis nende kodukülas küll toimub. Sellist jama pole seal nimelt peale Siberisse küüditamist enam nähtud. Väikeses külas 1500 elanikku, mis nad mõtlevad, siin hakkab mingi mäss toimuma või? Kiirreageerimisgrupp kohal. Eesti Vabariik. Eesti Vabariik. Häbi peaks olema. No kaktila! Eeti kuradi Kavaris siin. Kavaris! Kas see Partsil nüüd ette siis või? Mis tal viga on? Ma ka ei saa aru. See on nõme. Parts on nõme. See pole normaalne. See on lollakas. Kõik oli veel rahulik. Täiesti ootamatult tormas politsei aga rahvale kallale. Selleks ajaks ei olnud ma näinud, et käsku täitma tulnud ametnikud oleksid püüdnud rahvaga läbirääkimisi pidama hakata.
Kui televaataja hoolega tähele paneb, siis alles rünnaku ajal ja peale seda hakkasid rahva seast lendama esimesed kivid. Politsei peksa lapsi! Pekske lapsi ka! Sina lähed räägi emale, mis sa kotis tegid. Kuule, saatke see. Räägid kurat homme teist juttu. Eesti politsei. Telliskivi aknasse kuradile kohe. Eestlane. Oled eestlane või? Venelane või? Nendel pole midagi teha, nendel on varad teenivad eragraanud. Mina ei ole sellises politseis. Mine ise koju raiu. Ma ise koju raiu. Ma sinna tuleb sida peab ka elama. Nimeda varjus, kurat, varastama. Mäsu kestis mõne hetke, ega rahvas toore loomajõu vastu ei saa. Taganeti ja otsustati tekitatud valu eest kive loopides kätte maksta. Ja neid loobiti tõepoolest palju. Puruks peksti politseiautod ning kraana, millega kuju koha pealt tõsteti. Et masinad rahva vahelt läbi viia, moodustati politseinikest ahelik. Enne aheliku moodustamist jõudis kaamera üle vaadata vigastused, mida inimesed olid saanud. Ja veel. Autokasti ausamba juurde millegipärast tõstetud lahingutes hukkunutele mõeldud pärjad visati kellegi poolt rahva sekka nagu sõnnik põllule. Kohata nüüd, mis tegid? Mis oli see olnud? Rikuti poiss ära, kurat. Jah, korda pole, kurat, majas. Mis arvate nüüd politseid? Lambakari. Eesti politsei on siin, räägime eesti keelt ka ja võttis kuradi... Te olete tõesti kõvad mehed. Sa käid esimese mõlgaid seal kuradi Kõnismaal ka ei käi või? Ei, kuida! Võimalus värk! No poiss, mis siia poole Oiskivi. Tule poiss siia kuulge mees oled, issu liiga. Pange selle raisale ka, kuule! Nüüd oli juba rahvas osava manipuleerimisega või küündimatu korralduse tõttu täiesti vihaseks aetud. Keegi oli kraanajuhi kiviga oimetuks visanud, põhiliselt õnneks siiski vaid hurjutati politseid. Libamendid! Lobu! Need on partsi ketikoeradega. Kivirahe tõttu muutus vahepeal ka minul filmimine lausa ohtlikuks. Õnneks siiski rahvas teadis, et operaator on kohal vaid selleks, et objektiivne pilt koha pealt avalikkuse ette tuua. Avalikkuse ette peavad jõudma nii pilt sündmuskohalt kui ka rahva seisukohad. Siin need on. Andke Lihule Vene võimu kätte nüüd, jah? Et nii ilmselt ei võitlevad oma eest kõik. Miks te meie peale karjute? Teie peal peab nüüd kaadima, kes teid käskis öösel. Tuld päeval siia väis. Ma saan aadu, aga ma oleks lahkumisavadusi kirjutab siin tuld, kurat. Oma Eesti rahva vastu vaid. Eestlane läheb eestlase vastu. Sõuksete vainad kõik või alla. Sel ajal, kui keevaverelisem rahvas veel sõimles ja kive loopis, oli väiksem ja rahumeelsem osa rahvast kogunenud selle juurde, mis ausambast veel järel oli ning leinas ja tundis muret. Kas siis tõesti peab nii suurelt ja nii võimsalt selle tegema? Vahepeal tunti rahva seast ka selle üle muret, kas operaator ikka jõuab kõik ausalt rahva ette tuua. Osal pannakse näpud sahtli vahele ja räägid nii, kuidas meie räägime seda. Näpud on mul senimaani terved, aga ega seegi pole välistatud, et väikeriigi valitsus, kes relvad julgeb rahva vastu pöörata, võib ka ajakirjandusvabadust piirama hakata.
Seni veel nii pole juhtunud. Mine koju, venelane! Vaelu Venemaa maa, ma võisin käibele taha. Tirige koju! Käime Mustamäe, käime millal tahad. Selle loo lõpetuseks ehk nii palju, et selline mõtlematu ausammaste ehitamine ja nende äraviimine, kui ka praegu toimuv sodimine ning lõhkumine ja seegi, et rahvast teenima kutsutud politsei peab praegu mälestuskive valvama peale seda, kui on rahvast peksnud, on osavate välisluurete, rumalate, võimuahnete ning ehk ka välisluure poolt ära ostetud poliitikute ning valitsustegelaste libe mäng rahvaga. Ajaloost on teada, et sellistes mängudes jääb alati kannatajaks rahvas. Meie kutsume kõiki Eestimaa elanikke, kes on huvitatud rahust ja demokraatias säilimisest, mitte osalema valitsuse poolt õhutatud tegevuses, mis võib tekitada rahvustevahelist vaenu. Võtke rahulikult ja läbimõeldult see asi ette. Vastasel korral mängime oma väikeriigi vabaduse jälle suurtele naabritele maha. Sest ega suur poliitika ei ole huvitatud ei oma ega võõrast rahvast. Riikide nimel on varemgi terveid rahvaid auku aetud. Meie peame oma reliikviat suutma hoida kõigi kurjuse kiuste. Ka meil siin kodumaal toimub sündmusi, mis kired lõkkele löönud. Taas on teatada monumendi määrimistest. Mandaalid olid nimelt täna hommikul sodinud Saaremaal Kudjapes Saksa sõjaväe kalmistule ühe plaadi peale sõna parts ning haakristi ja ka tavalise risti. Seevastu tegelikkuse keskus tegijate üleskutsel süütasid inimesed eile õhtul tuhandeid küünlaid Tallinnast pronksmehe monumendi juurest kuni Lihulani, kus asus Saksa mundris teeninud Eesti meestele püstitatud mälestuskivi. Rahumeelne aktsioon oli mõeldud teises maailmasõjas hukkunud eestlaste mälestamiseks, sõltumata poolest, kelle püssi alla saatus neid oli viinud. Ürituse eestvedaja Juku-Kalle Raidi sõnul taheti küünalde panekuga öelda, et siin elab rahvas, kes vihkab vägivalda ja sõda, et eestlased ei ole ei natsid ega kommunistid, et me oleme lihtsalt üks rahvas, kes on sattunud ajaloos pahatihti keerulistesse olukordadesse. Ja me oleme rahvas, kes tohib ja peab mälestama oma hukkunuid. Kohas, kus asus Lihula mälestuskivi, oli kogunenud sadu inimesi, kes mõnemeetriste vahemaade tagant küünlaid asetasid. Ettevõtmine oli kooskõlastatud politseiga ning sellest teavitatud ka valitsus. Muide, kogu ettevõtmise üks sõnumeid oli ka hukkamõist monumentide määrimisele ja üleskutse lõpetada taolised vandalismiaktid. Tuletage meelde sündmusi umbes nädal aega tagasi. Haigla sai tööd. Sõbrad aitasid kinni siduda ja see oli siin. See ei olnud Ameerikas. See oli Lihulas. Vägivalla vastu on võimalik võidelda vägivallaga. Aga on võimalik võidelda ka lauluga. Me pooldame seda lauluga võitlemise poolt.